tere armsad, Ürgvekoda soovib teile head algavat aastat. Vaatame, mida toob aasta 2019 kaladele. Kalade selle aasta põhiline väljakutse, mis oleks vaja saavutada, on oma sissetulek ehk siis küllus vaja paremale järjele saada. Ja suure tõenäosusega seda ka saavutate, ehk siis saate uutele jahimaadele nii-öelda minna. See tähendab seda, et teile avanevad huvitavad uued võimalused seda teha. Vaatame, kuidas seda saavutada. Aasta alguses ütleks, et teil on täiesti lust ja lillepidu. On põhjust vaadata, mida te juba olete saavutanud, ehk siis rahulolematus võiks kõrvale jätta ja nautida seda, mis teil on oma lähedastega, iseendas ja lasta endast rohkem välja, sest kaladel on kombeks neid asju enda sees hoida ja nii-öelda varjata, et võiks õppida nii-öelda ennast väljendama ja te näete, kuidas elu muutub oluliselt lihtsamaks, sest teie mõtteid ei oska mitte keegi lugeda. Selleks, et tantsus osaleda, peate te siiski sealt nurgast püsti tõusma ja ringis, nagu te pildil näete, tantsima teistega koos. Me ei saa üksinda nurgas seda elupidu nii-öelda mööda saata. Aastal keskpaiku on kaladel sellised suhtekeerdkäigud. Mitte, et see oleks keeruline, aga me jõuame jällegi tantsu juurde. Selleks, et tantsida, on vaja kahte ja mõlemad peaksid selles osalema. Jällegi jõuan selle juurde, et mõtteid ei oska keegi lugeda. Kalad peaksid ennast sel aastal rohkem väljendama oma vajadusi ja kuulama ka oma partneri vajadusi. Ja kui partnerit ei ole, siis tõenäoliselt sel aastal kala kohtab kedagi, kellega vähemalt mingi periood oma elus veeta ja see juhtub siis alates maist kuni ütleme august, september, selle perioodi jooksul. Ühtlasi on selles samas perioodis kaladel ka valikud, kuidas edasi minna. Ja nii nagu ma ütlesin, selline iseenda väljendamise oskus ja oma tunnete ja mõtete välja ütlemise oskus on ka valik. Te ei pea seda tegema, aga uskuge, elu muutub oluliselt lihtsamaks, kui te seda teete. Aasta lõpupoole, alates oktoobrist aasta lõpuni, on kaladel nii-öelda raskem ülesanne õppida enda eest seisma, ehk siis te olete nüüd oma tundeid väljendanud, te olete nurgast välja tulnud ja osalete selles tantsus. Nüüd tuleb ka tantsu nii-öelda juhtida osata. Ehk siis praegu on õige aeg lihvida seda, et jääme kindlaks oma soovidele ja vajadustele nii suhetes, paarisuhetes kui suhetes inimestega, sest igasugused suhted on sellel aastal kalade, ütleme nii-öelda proovikivi. Ja kuidas see on seotud küllusega, kuhu te jõuate? See on seotud nii-öelda teie uute valikutega sellel põhjusel, et te ei oska isegi ette näha, kui palju te leiate uusi mõttekaaslasi ja sõpru, kui te avate ennast rohkem ja vaatate maailma natukene teise pilguga. Pluss õpite enda eest seisma. Enda eest seismine tähendab ka seda, et ma julgen palka juurde küsida või siis väljendada seda,
et ma ei ole siin selle või teise asjaga rahul, seda siis töö juures, suhetes, ükskõik kus. Ja tihti meie nii-öelda sissetulek ja küllus seisab meie enda hirmude ja nii-öelda arguse taga, et me ei julge küsida, me ei julge öelda, me ei julge enda eest seista. Ja kui te saate suhted korda, töö juures on samamoodi suhted inimestega, siis hakkab ka teie hirm raha pärast kaduma ja te näete, millised uued ja toredad võimalused teile avanevad aasta lõpuks. Kui te teete selle kõik ära, ehk siis need ülesanded on ikkagi tarvis ennem läbi teha, nendest õppida ja me kõik oleme siin selleks, et paremaks inimeseks saada iseendas. Ja kus on seda kõige parem teha? Loomulikult külluses. Selline aasta tuleb siis kaladele 2019. Aitäh ja olge hoitud!